kas laevandusel on tulevikku, on ta potentsiaali, on ta oluline osa maailma majandusest. Kindlasti on tuttav pilt paljudele, aga mis te arvate, kuidas need kingitused jõuavad teie jõulukuuse alla? Need iPadid, teie iPhone'id uued, teie mänguasjad, kellele varbid, kellele kennid. Kui te arvate, et jõuluvana toob need, siis te eksite. Tere päevast, minu nimi on Dan Hering ja olen Eesti Mereakadeemias arendusdirektorina. Olen selle kooli lõpetanud laevajuhina ja sellel aastal magistrandina. Kui vaadata akadeemiat külje pealt, siis võib öelda, et see on ikka omaraadne õppeasutus Eesti haridusmaastikul, mis annab rakenduslikku kõrgharidust merendussektorile. Meil on 7 õppekava, 1 magistriõppekava ja kes veel ei teadnud, siis Eesti Mereakadeemia on TTÜ 1 teaduskodudest. Peale õpetamise me tegeleme erinevate kursuste, seminaride, täiendkoolituste, konverentside korraldamisega nii merendussektorile kui ka maarattidele. Meil on väga lahedad simulaatorid, võiks öelda, et see on üks vingemaid simulaatori keskused Baltimaades. Meil on väga moodsad laborid, hästi kaasaegsed, alustades elektroonikalaboriga, lõpetades kalatehnoloogia laboriga. Kuressaare keskuses Saaremaal on meil olemas 60 meetri pikkune laevamudelite katsetamise bassein. Kui kellegi peaks tagataskus vaba 1 000 000 eurot olema ja kiveleb vee peale, siis tulge meile külla, me teeme teile väikse laevamudeli valmis ja testime tema sõiduomadusi. Aktiivselt tegeleme me teadus-arendustegevusega, me osaleme erinevates rahvusvahelistes projektides, teostame uuringuid Eestis ja välismaal. Kui vaadata meie kompetentside nimekirja, siis ta on päris pikk ja muljetavaldav. Kui nüüd tule tagasi minu kõne alguse juurde, siis tuleb ära mainida fakti, et ligi 90% maailma transporditavast kaupast võetakse meritsi ehk siis laevadega. Ja et see sektor toimiks korralikult, on vaja kaasaegseid innovaatilisi lahendusi ja kindlasti ka kompetentseid inimesi. Olen kindel, et Eesti Mereakadeemias sellised inimesed ka tulevad ja endale külla me ootame ettevõtjad, kes soovivad välja töötada lahendusi, tehnoloogiaid, rakendusi, mida on võimalik ka rakendada laevandussektoris. Ja tulge külla, istume maha, räägime juttu, joome kohvi, meil on kohvi ja vaatame, kuidas me saame teie probleemidele lahendusi leida. Suur tänu! Ja nüüd Riho Vent Tartu Observatooriumist räägib teemal läbi katsetuste tähtede poole. Palun! Tere kõigile! Mina olen Riho Vent Tartu Observatooriumist ja kutsun teid rännakule läbi katsetuste tähtede poole. Mis te arvate, kas need tähed on need tähed, mida me vaatame läbi teleskoobi ja mille poole me püüdleme, saates välja järjest rohkem kosmoseaparaate? Või on see sümboolne edu, mida me soovime saavutada oma toodetega, kui me tahame viia neid turule? Mõlemad vastused on õiged. Tänapäeva maailmas on paraku niimoodi, et ei piisa sellest, kui sul on hea idee, sul on geniaalsed insenerid ja sa oled valmis ehitanud midagi tõeliselt suurepärast. Tänapäeva maailmas on palju lugematul hulgad standardeid, normdokumente, direktiive, millele toode peab vastama enne, kui saate seda turul müüa. Ja siin pakubki abi teile Tartu Observatoorium. Meil on näiteid praktilisest elust, kus meie juurde on tulnud ettevõtjad ja nendel on valmis juba toote prototüüp. Siis aga katsetuste käigus on selgunud, et see toode ei vasta mingile nõudele, näiteks elektromagnetilise ühilduvusele. Ja seetõttu peabki algama juba uue toote disain ja nõuetele vastavuse tagamine juba varastest arenguetappidest peale. Tulge meie juurde, vaatame, mida me saame üheskoos ära teha. Märksõnadeks on vibratsioon, termovaakum, elektromagnetiline ühildavus. Me saame neid katseid üheskoos teha. Tulge, vaatame ja meie laud asub seal teisel pool täpselt
saali ukse vastas. Seal saame kokku, kirjutage meile ja vaadake lõbusat videot lõpuni. Aitäh teile, näeme!